Tervist, rahvas! Rõõm näha üle pika aja. Ja rõõm näha üle pika aja suitsuahju juures. Täitsa kummaline värk, et ma eelmisel aastal ei suitsutanud liha mitte üks kord. Igasugu muid sööke sai siin õues tehtud, grillitud, kasannis tehtud, aga liha ei suitsutanud. Küll aga jah, ma tegin kala ja eriti külmsuitsukala. Aga sellel aastal ma olen juba suitsutanud karbonaadi ja peekonit ja ka täna, näete, seal nad mul jahtuvad. Tegin jälle natukene karbonaadi ja peekonit. Kui ikka tehnoloogiat jälgida, teha kõik õigesti, siis ta tulebki selline ilus, nagu ta mul seal on. Ja kuna mul see valmis suht ruttu, ma hakkasin pihta hommikul kell 8, pool 8, panin liha kuivama. Ööotsa rippus mul garaažis, ehk siis ta soojenes juba natukene. Siis hommikul panin kõigepealt 60 kraadi pool tundi siiber kinni, et liha veel soojemaks läheb. Ja siis 50 kraadiga siiber lahti, et niiskus välja läheks. Ja ta oli kusagil 2 tundi, kuni seest hakkas saama juba peekonil oli rohkem, peekon oli õhem 33 ja karbonaad või oli see vastupidi 33-36 ja seejärel panin suitsema 3 tundi suitsu, lasin kella 1-ni. Kuigi ta oli seest juba 60, oleks võinud isegi siis ära lõpetada, aga ma tahtsin las olla 3 tundi suitsu, tuleb rohkem suitsu maitset ja lõpetasin aurumasinas. Tõusis seal nagu ikka, aurumasin on väga hea asi mul, 10 kraadi tõuseb tunni ajaga, et 6 tundi ja olid mul lihad suitsutatud algusest lõpuni. Ma loen Facebookis postitavad, et 10 tundi, 12 tundi. Jah, nii ta läheb. Kui auru ei kasuta, siis läheb pikalt. Aga kuna ma sain nii vara valmis, siis mõtlesin, mul oli plaan, ma mõtlesin, et ma teen homme, aga ma teen täna. Juba käsi on soe ja ma teen seasabasid. Mul oli varem juba ostetud laost 2 pakki, sügav külmutatud, sulatasin üles ja seasaba, ma arvan, et see on selline hea õlle kõrvale järada ja ma teen nad valmis ja proovin ka õlle kõrvale ära. Seda nüüd ma ei hakka süstima, mida sa siin süstid, siin on enamus kont, kondi ümber natukene liha. Võib-olla hoiavad soolvees, teha mida iganes, aga ikkagi, et ei saa teha sellel meetodil, et ma enne lasen suitsu ja siis pärast riputan kusagile aurumasinasse, saaks, on seal mõtet. Seepärast keedan ma enne nad valmis ja siis lasen värvi peale, ehk siis suitsutan. Aga mis siin ikka? Täitsa tavaline protsess. Keema, vaht ära, maitseained on mul, puhastasin täitsa umbes. Peoga küüslauku, 1 sibul, loorberit, pipart, ma ei lugenud, peoga. Ja keedame valmis ja siis hakkame suitsutama.
tahtsin keeta tunni. Natuke ei puudu, tulin vaatama ja ma näen, et mingid sabad on juba lõhki. Ma arvan, et on valmis või isegi palju saanud. Ma vaatame seda asja. Noh, kui ta natuke lõhki on, mis siis, arvan ma. Katsume ettevaatlikult välja võtta, et nad ära ei lagune. No näete, niimoodi. Piki sabarootsu on lõhki. Aga nüüd lähevad suitsuahju. Ma panin ahju juba sooja 70 kraadi peale ja enne, kui suitsu anname, enne peavad need sabad kuivama. Ta üldiselt kuivab ise, kuna liha, ta on ikkagi liha, on kuum ja siis ta aurab ise kuivaks. Aga tavaliselt, kohe ma räägin. Vanasti. Nojah, vanasti. Hea küsimus. Millal? Mis ajaühik on vanasti? Vanasti käisime Venemaal, Pihkvas ja Veliki Lukis senki müümas. Ja siis suitsutasime. Ja tegime niimoodi. 3 tundi auru, 70 kraadiga, just niimoodi oli. Kuigi ma tänapäeval tean, et on 80. 70 kraadiga, siis ahjuuks lahti, mis seal vesi kõik oli, see välja, ja ahjuuks lahti mingi 20-30 minutit, siis ta auras välja see niiskus, ehk siis oli eesmärk lihad kuivatada. Ja seejärel tund aega suitsu. Ahjul tuli all, pilpad, klotsid, ahju põhja peal ja värv peale. Ja nii oli. Ja mulle tundus see väga hea liha. Kuigi ma olen ka tänapäeval niimoodi teinud, siis tundub ikkagi, et kui ikka enne on suitsutatud ja pärast auru lastud, et see on ikkagi parem. Aga minu mälu järgi meenub mulle, et see oli väga hea liha, mis me tegime. Aga noh, mälu on selline selektiivne või tollel ajal oli hea, nagu paljud asjad. Kui tänapäeval saaks, siis ei tea, kas enam nii hea on. Niimoodi. Näete, saan ühe resti. Ma panen nüüd nad ahju. Ja siis, ootan. Vaatan, kui on kuivad, siis panen suitsugeneraatori tööle. Ma luban, et ma pesen suitsuahju ära. Restid on puhtad, aga talvel tavaliselt ei pese siin õues seda ahju. Ei, ma jätan ikka ukse lahti. Las ta kuivab. No mingi 15 minutit on möödunud, mulle tundub piisavalt kuiv. Algab suitsutusprotsess.
käivitame supergeneraatori. Vaatame tund aega, siis mis nägu on, kas piisab või lasen veel suitsu. Õngitsesin vahepeal ahjust jahtunud liha. Näete, siin on juba želee ripub. Ma arvan, et võib lahti lõigata juba küll. On seal olnud juba mõnda aega. Niisiis, nagu ma rääkisin, kui tehnoloogiat ilusasti jälgida, siis tuleb liha ilus. Vahel tahaks tõesti appi karjuda, kui vaatad turul või laadal neid lihasid, millised tahmased nõgikäkid. Suitsuliha peab olema selline, et sul jääb sõrm puhtaks, kui tõmbad üle liha. No, ma arvan, et niimoodi. Aga vaatame, kuidas ta välja näeb. No, selline peekon. Väga hea. Ma panin soola 90 grammi ehk siis liiter vett ja sellele 90 grammi. Valem, nagu õpetatakse, on selline, et 10% ehk siis 100 grammi soola ja vett nii palju, et saab liiter täis. Mul on siin tunduvalt vähem. Minule see valemi järgi on liiga soolane. Ja siis välisfilee, minu lemmik. Selline mahlane välisfilee. Ja ma lasen ta 69 kraadini. Vot siis jääb ta selline hõrk, mahlane. Ideaalne. Ma teen ikka aeg-ajalt müügiks ka. Nii et jälgige reklaami ja avaldage soovi. Tund on möödas. Vaatame, mis värvi on. No mingi jume juba tuleb peale. Juba peaaegu.
natukene võib-olla tahaks veel. Aga juba hakkab looma. Ma ei tea, lasen võib-olla nii palju, kui seda haket seal generaatoris on ära tossata ja siis vaatame. No nii, Stamm hindamiskomisjon on jälle kohal. Sabad olid ahjus, Sabad olid ahjus, mis ma ütlesin, suitsu, et tund aega, tunniga aja pärast ma vaatasin, tahtsin natukene juurde, no mingi veerand, võib-olla 1,5 tundi. Ja nüüd on nad olnud siin väljas 10 minutit. Ma arvan, see väike saba jahtub päris ruttu, aga kallis komisjon. Jaa, juba lõhne. Palun maitske või hinnake aroomi. Võtan väikse saba. Jah. Oi, mõnusalt natuke soe veel. No ikka. Siit resti külge. Hästi hea suitsune lõhn on. Suitsulõhn on. Pehme. Pehme. Kui mage ei ole või? Natuke. Natuke võib-olla mage, jah. Jep. Ma keetsin, siis ma panin veel soola ja ütleme, puljong oli paras söömiseks. Okay. Aga järelikult selle soolamiseks tahab soolasemat. Või natuke kauem. No vot ei tea. Ei, kauem näed, ta hakkas juba lõhki kiskuma. Aga keedu veest. Ei. Soola rohkem. No ja, aga siis ei saa ju puljongit kasutada. Natuke mage, aga muidu on läbi näritav. Ja, vähemalt tekstuur on väga hea. Aga millegi pärast on nahk sitkeks läinud. Nahk on sitka. Kuigi ta on keedetud. Aga ma ei oska seletada, miks see nii on. Ilma. Jahe. Pilves. Aga võib-olla lihtsalt, et kuivas ära. Jahutas ruttu ära. Kuivas, jah. Aga no mis siis? Aga mis siis? Õlle kõrval ongi hea närida. Kuule, singil võtad ju ka naha ära. Aga väga mõnus. Väga mõnus. Ja maksab hästi pähe. Väga hea. Ma vaatasin netis retsepte, ahjus tehakse. Ka keedetakse, siis pannakse ahju mingite krehtise asjaga määritakse kokku ja kiidetakse väga. Kas sa ainult vaatasid seda või teed järgi ka? Võib-olla teen kunagi. Ma ei oska praegu vastata. Ma tahtsin kangesti neid suitsutada. Õllega on kindlasti mõnus. No õlle kõrvale ongi mõeldud. Väga hea. Ega seda nüüd sausti kartuliga ei söö. Ma arvan. Mõnus pehme. Ta on eraldi toiduna täiesti. Täidab kõhtu. Aga jah, natuke mage. No siis jah. Saab ju panna soola peale. Ühesõnaga, jaa, saab küll. Et võtad siit naha ära ja raputad soola peale. Isegi nahale võid, vaata, kui sa paned nüüd kuidagi nagu nad niimoodi kokku. Natuke soola peale. Ega palju ei lähe ju vaja. Jaa. Väga hea. Mõnus. Minul on tehtud. Aga jätkame. Nii, nüüd ma võtan suurema. Me siin konsumeerime vaikselt edasi. Meile meeldib. Ühega ei saa leppida. Jah, kui teile ka meeldib, siis pange like. Ja teinekord teeme ehk päris liha. Midagi lihasemat. Aga see on ka väga hea. Hambad sisse. Hambad sisse. Kena kevadet kõigile.